tere tulemast uude vlogi. Käes on esmaspäev, kell on 10:36 ja ma lihtsalt lämbun siin autos praegu. Ma just istusin autosse, sorry, ma pean panema lihtsalt selle konditsioneeri tööle. Aga kell on 10:36 ja ma liigun töölt koju. Nii et ma olin öösel tööl hoopis. See on natuke liiga kõvasti. Ja selles mõttes on öösel töötamine nagu vahva, et justkui terve päev on veel ees. Nii et ma arvan, et ma teen kodus väikse uinaku, sest mul on peale lõunat on mõned tähtsad toimetused vaja teha. Ja siis tahaks veel päeva ka nautida ja ilma nautida. Nii et ja, ma õnneks enne tööd magasin ka täitsa nagu tublisti. Mingisugune peaaegu 5 tundi. Nii et ma tulin kella 3 öösel siis tööle ja ärkasin siuke mingi 1:30, magama jäin mingi 9 paiku äkki. Võt. Aga algas uus töönädal peale puhkust ja nagu peale puhkust ikka siis esimene tööpäev või öötöö või mis, kuidas iganes ma seda nimetan, läks jube kiirelt, sest et oli hästi palju asju, mis ootas tegemist nii-öelda. Nii et selles mõttes on tore, et esimene tööpäev tehtud. Ja jah, sõidame siis koju. Chillime siin õues. Mihkel mängib Briannaga jalgpalli. Teo sööb oma tugu. Mis on näha või? Mis on näha? Ühesõnaga tööd või seda tööd ja lõunaund ma ei teidki. Tegid tööd hoopis. Aga see on selline tore töö. Või mida teha? Üks vägev või päris tore projekt võib-olla isegi on tulemas, nii et see on nagu vahva. Aga õnneks me ei ole päris eriti väsinud ka, nii et Teo, mis sa teed? Nii et pean õhtuni vastu külma. Aga me käisime eile ujumas ka, meil on siin ujumiskoht lähedal, nii et äkki lähme täna ka. Vesi oli mega soe. Aga nii kui veest välja tuli, oli muidugi parmud liigidel, nii et see ei olnud eriti meeldiv. Võt. Tule korra tuppa. Üks päev on kestnud nagu terve igaviku. Aga me käisime veel jalutamas. Jalutasime 8 kilomeetrit kusjuures. Ma ei tea, kust see energia musta täna tuli, aga tõesti nagu ma olen ju 1:30 öösel tegelikult üleval. Ja ei ole üldse nagu sellist tunnet, nagu oleks tööl käinud. Lähed batuudile hüppama? Mine. Aga väga-väga pikk on see päev ikkagi olnud. Aga kuna ikkagi tasub sellest suvest võtta kõik, mis saab, siis otsustasime, et läheme teeme kiire sulpsuga hoopis ja päeva lõppu. Kell on 8 saamas. See ujumiskoht, kusjuures meie kodust ei ole väga kauge, süke 1,5 kilomeetrit äkki või, vist oli. Eile me käisime jala. Ja oli okei jala ka, lihtsalt sinna minek kuidagi oli nii raske, nii lämba oli, üldse polnud õhku. Et sinna minek oli kuidagi niisugune raske. Aga kuna me just tegime 8 kilomeetrise ringi, siis ei jaksa rohkem vist jalutada, nii et
käime hoopis kiirelt autoga, sulp sisse, sulps välja. Ja siis koju pessu ja siis tuttu ka. No. Ahah, väga tubli. Nüüd paksime ennast kokku ja lähme siis ujuma ka veel. Nii, ratikud kaenas ja let's go! Tere hommikust, käes on teisipäev ja ma asun kohe tööle. Leo ja Brianna vaatavad Pepad. Sina küll oled ja? Ma vaatasin väikse. Igatahes meil on siuke täiesti tavapärane hommik. Võtsin oma vitamiinid ära. Mikkel on pesust ja käis just trennis. Tal oli eratreeneriga üks trenn jälle. Ma võtsin ära, sest Leo mängis selle puldiga. Siia taha. Siia. Vaata, et sa õiget pidi lähed. Igatahes Mikkel oli eratrenn. Ta paar tükki võttis lihtsalt, et jõusaalis nagu võib-olla seda tehnikat paremini harjutada. Ja ta täiega kiitis seda treenerit. Ütles, et väga tore poiss ja kusjuures sellel poisil on ka oma YouTube'i kanal. Nii et ma panen ta siia kuskile descriptioni alla, et äkki kui keegi tahab vaadata, siis Mihkel igal juhul väga kiitis. Ta on üsna selles mõttes pigem võib-olla kriitiline, mitte nagu inimeste osas, aga just selles osas, et neid treenereid siia maastikule on ikka tekkinud oma jagu. Aga temaga tal igal juhul klapp väga hästi tekkis ja tundus, et ta teab päris palju ka muudest asjadest nagu söömisest ja kõigest sellest. Nii et vaadake, keda huvitab ja kellel on näiteks olnud mõttes, sest ma tegelikult mina ise pole käinud kordagi eratreeneriga trennis. Ma pigem nagu käin Mihkliga ja Mihkel lõpetab mulle mingeid harjutusi. Aga ma mäletan, kui ma kunagi esimest korda läksin jõusaali, siis sa panid valepidi sisse tosija. Siis oli mega hirmutav. Sa panid korralikult sissegi ju. Valepidi panid, siis pead jälgima, vaata, siin on pluss ja siin on pluss. Selle järgi. Ühesõnaga, kui mina esimest korda läksin, siis see oli nii hirmutav, et ma põhimõtteliselt tagurdasin sealt välja, ma ei teadnud ühtegi jooksulindil, võib-olla suutsin midagi teha. Aga siis, kui ma hakkasin Mihkliga käima, siis ta hakkas enesekindlus ka tekkima, nii et kellel on võib-olla ka mõttes, siis tegelikult soovitan. Aga ma joon kiirelt oma kohvi ära ja ma siis stardin tööle, sest et kell on juba mingi 8:30 saamas ja mul hakkab 9 tööpäev. Vot, aga tere hommikust! Tere hommikust, käes on kolmapäev ja me suundume mänguväljakule. Mina pean tööle minema õhtul 6, mis tähendab seda, et mul on terve päev põhimõtteliselt vaba. Ja ma olen siis
kuna Leo praegu terve juuli hoius ei ole käinud, kaasa arvatud täna, siis me koos trenni hommikul Mihkliga ei saanud minna, nii et tema läks esimesena ja nii kui ta tuleb, siis ilmselt lähen mina. Aga ma kasutasin seda aega siiamaani selles mõttes mõistlikult, et koristasin kodus ja nüüd mõtlesin, et käime kiirelt ühe mänguväljaku tiiruga meil siin kodu juures. Jah, tahad? Ma tahan. Vot, nii et oleme mingi pool tunnikest siin ja siis lähen ma äkki ise trenni. Vaatan. Vot. Nii meil tulid külalised, aga mina pean kaks tööle minema. Nii et sätin ennast siit valmis ja vaikselt hakkan minema. Neil on muidugi väga mõnus seal päike tuli välja jälle ja nii, päike tuli välja ja Mihkel hakkas grillima ja ma tegin neile salati ja saavad nautida. Aga ma lähen teen tööd. Vot, aga mul oli ka tore päev selles mõttes. Sain lastega käia õues ja vot. Isver-susver, tere hommikust. Oodake. Pidin praegu reaalselt kontrollima jaoks, mis päev täna on, sest et mingid nädalapäevad on mulle täiesti segamini viimasel ajal. Igatahes tere hommikust või tere lõunat või kuidas iganes te arvate, et kella 11 võiks nimetada. Igatahes kell on 11. Ja ma tegelikult olen juba pea 1,5 tundi üleval olnud, aga nagu näha, siis mu nägu not so much. Joon kohvi. Igatahes käisin siis eile õhtul tööl, jõudsin koju mingi natuke peale 3. Jäin magama mingi 3:30 ja ärkasin siuke 10. Nii et liiga palju oli tuledoid. Pole tulnud, aga that's fine. Ma mõtlen, et ma võib-olla teen väikse lõunauinaku. Selline ühe paiku, kui Leoga magama läheb. Aga praegu ma tegin endale imeilusa hommikusöögi. Siin on kohupiim, väike törts, mingi, ma ei tea, lusikatäis hapukoort, natukene maasikamoosi, umbes sama suur lusikatäis, ma arvan, Eesti maasikaid ja banaani ja chia-seemned. Sest ma lihtsalt tundsin, et ma ei jaksa midagi praadida, ma ei jaksa midagi keeta. Ma lihtsalt tahaks nagu kõik kokku visata ja ruttu sööma hakata.
ja see tundub selline hea valgurikas asi ka, mida süüa. Vot. Aga Mihkel võttis lapsed ja läks nendega jalutama. Nii et mul on kodus täielik haudvaikus. Ja see on lihtsalt nii haruarv nähtus, et natuke on veider isegi. Aga jah. Ma mõtlen, kas ma võiks minna terrassile seda sööki sööma, päike nagu väga ei paista, siuke pilve tagant. Või see on siin. Tänane päev muidugi, ma peaks minema vereanalüüsi andma, aga mõtlema vist lähen homme. Nüüd tahetakse kontrollida mingeid kilpnääre näitajaid ja ma ei tea, mis iganes veel. Ühesõnaga, aga ma vist lähen ikkagi homme. Täna nagu ei viitsi. Sest ma pean täna õhtu tööle ka minema uuesti kella 6. Aga mul on natuke lühem vahetus seekord. Nii et ja reede on mul siis sisuliselt vaba päev ja laupäev ka, nii et võiks reedel tegelikult minna siis neid analüüsi andma. Vau, väga maitse. Aga issand, üldse ei saa jätta nagu mingid puuded ja asju välja. Ma ei tea, kus teil on, aga kohe on mingid väiksed nagu kärbsed juures. Ladusin siit kõik eest ära ka. Aga ma naudin siin oma hommikusööki ja haudvaikust. Ja puhkan. Vot. Tulin õue seda kohvi nautima ja appjõudus ma ei taha, et see suvi veel läbi saaks. Nagu lihtsalt astuda paljajalu õue. Milline luksus. Nüüd ma joon oma kohvi ja ma mõtlen, et kas ma võiks minna trenni hoopis lõunauinaku saama. Kas ma olen nii tubli? Siis ma ei jõuda otsustada. See juhtub, kui mul see unegraafik läheb nagu natuke nässu. Et ma ei ole nagu nii sharp ja ma kipun üle mõtlema mingeid asju. Aga ma naudin oma kohvi ära ja siis panen endale tähtaja, et selle lõpuks ma pean endale otsuse ära tegema. Lähen trenni, aga käsi vist trennida ei saa, sest nagu näha, siis lihased juba värisevad. Ma ei tea millest. Ma jõudsin koju trennist, käisin pesus, sõin. Läks silm nii pimedaks ja hakkas täiega sadama ja müristab ja lööb välku. Täpselt siuke ülimõnus vibe, et teha üks uinak. Aga ma kahjuks ei jõua enam. Pean hakkama just umbes 15 minuti pärast valmis panema tööks. Nii et it is what it is. Ma mõtlen, et ma teen 15 minutit silmad kinni mingit sügavamat hingamist, äkki see aitab mind natukene. Ma usun, et aitab tegelikult. Ma just kraatsin oma keele ära, nii et mul on nüüd hiigelhirm seda kohvi siin juua. Aga tere hommikust. Proovime. Äkki on paremaks teinud. Okei. 4 euri maksin kohvi eest ja see ei ole eriti hea. Aga okei. Ma olen Kristiine linnaosas, põhimõtteliselt Marientalis praegu.
Mihklil oli vaja mingeid putsasid, tal on homme mingi turniir, kuhu me vist lähme kaaslastega. Tuli siia, siin on mingi iSport on see pood. Tuli siia endale neid putsasid ostma, aga täna ja mina, mul on reaalselt, ma nagu olen kaotanud võime rääkida, mõelda ja rääkida. Igal juhul ma tulin hommikul vara või öösel õigemini siis. Tulin töölt mingi 3 paiku ja ärkasin täna mingi 8 paiku juba, sest et Mihkel viis Leo üle pika aja hoidu. Kuu aega oli paus. Täna on 1. august, nii et ta sai hoidu minna. Et seal hommikul oli väike sibimine ja sabimine ja oli abi vaja, et teda riidesse saada ja mis kaasa võtta ja ta. Ja kui ma juba üleval olin, siis ma mõtlesin, et kuna mul on vaja oli vaja vereanalüüsi tulla tegema see nädal ja täna on juba reede. Ma mõtlesin, ma vaatan, et äkki ma saan aja ja sain siia Tammsaare teele. Ja, käisin, tegin ära. Ja nüüd oleme siin, kell on 12 midagi. Aga mu aju lihtsalt reaalselt ei tööta. Ja see vere võtmine minu puhul on ka ikka... No nad pidid päris mitu seda topsikest võtma, sest mul oli vaja igast erinevaid näitajaid seal. Aga mul on nagu väga-väga kehvad veenid. Nii kehvad, et mul tihti torgitakse mõlemat kätt erinevatesse kohtadesse ja mitmeid kordi, sest lihtsalt need veenid on nii väikesed, nii peenikesed ja jooksevad eest ära. Ja nii ka täna, aga õnneks ainult ühte kätt ja ühe korra. Aga see naisterahvas oli nii mures mu pärast kogu aeg, kuna see veri üldse ei voolanud sinna hästi, siis ma pidin seal pumpama ja mitte pumpama ja ühesõnaga igast asju tegema. Ja mul on muidu loomult hästi madal vererõhk ka, siis ta oli nii mures seal nii armselt, et äkki kas mul on ikka kõik hästi ja ega ma ei hakka pilti kaotama. Õnneks ei kaotanud. Ja sain tehtud ka. Aga nüüd ma joon oma kohvikest, ma ilmselt pean siit selle kaane eemaldama, et see natukene ära jahtuks. Ja siis vaatame edasi, mis saab. Tänane päev on suht ilma igasuguse kavata. Mihklil on mingi paar miitingud, kus ta peab olema ja äkki õhtupoole siis teeme midagi. Võt. Aga ma vist lähen talle sinna poodi järgi, jätan selle kohvi siia ilma kaaneta natuke jahtuma ja võt jah. Nii et mis lähen vaata, mis ta teeb seal. Selline väike update siit praegu. Võt. Oma kardioloogile ma sain ka täna ja mulle helistati PERH-ist, et ma siis septembri lõpus pean minema. Sain Leo sünnipäeval aja teiseks või 29. septembriks. Kõigepealt ma lähen uuringule 12. september. Tehakse mulle see ehokardia. Ühesõnaga ultraheli südamele. Ja siis kuu lõpus on kardioloogi vastuvõtt. Aga selline update ja ma lähen siis sinna poodi järgi, sest ilmselgelt võib-olla ma ei ole praegu sellises konditsioonis, et ma peaks teiega rääkima. Sõnad lihtsalt kuidagi kaavad kuhugi udusse. Aga mul on hästi selles mõttes. Paneme teise ala Varmuammustust. Tekivad mega kiiresti või kergesti sinikad ka, aga no ma ei tea, kas see on normaalne või. Et varmuammustus
muutub selliseks. I don't know, igatahes kell on 6. Leo on ka juba ammu kodus, Mihkel käis Briannaga koos tal järgi mingi enne 4 vist. ja mina pikutasin mingi 2-4 ja püüdsin magama jääda, aga mu süda nii hullult puperdas, et ma ei saanud. Päris rõve oli see. Tegelikult arst kirjutas mingi südamerohuga välja, mida sellistes olukordades võtta. Aga ma praegu ei võtnud. Ma ei tea, ma kuidagi ei tunne, et ma tahaks mingit südamerohtu võtta ausalt öeldes. Aga äkki peaks. Ma vaatan, et mul pärast nagu paremaks ei lähe, siis äkki ma võtan ikkagi. Vaata, aga praegu tundub, et hakkab kohe saadama. Nüüd on praegu siin meil enda laias õues, nii et ma arvan, et siin lipurada pidi tulema kiiresti tuppa ka. Võt, selline päev. Ma olen ikka siin diivanil. Mihkel läks Briannaga poodi. Ma panin vahepeal Leo magama Siimega koos ja siis panin Leo magama. Kell on 20:15. Ja mul on nii veider olla. Ma ei tea, kas ma hakkan haigeks jääma. Ma väga loodan, et see ei ole nii. Issand, siin ei ole valgust, siin ei ole välimust, siin ei ole midagi. Mul on nagu mingi ärevus sees, ma ei saa aru, ma ei saa ausalt öeldes aru, mis toimub. Väga veider. Mul on natuke hirm, et kuigi mul see vahetustega nagu töötamine, ma vist siin samas vlogis kuskil rääkisin, et sellel on nagu omajagu positiivseid külgi, aga ma praegu kuidagi tunnen, et see südame puperdamine ja kõik sellised asjad suures osas esinevad mul ikkagi sellel ajal, kui mul on mingi töövahetused. Issand, ma ehmusin siin nõudepesamasin lõpetas selle töötamise ja viskis selle ukse lahti. Aga ma tahtsin öelda, et esinevad mul ikkagi kuidagi vahetult nagu pärast, kas enne või pärast vahetust. Ja ma arvan, et see on väga suuresti seotud magamatusega või siis ongi, et mul ei ole nagu mingit korrapärast unerutiini, sest enne tööl käimist siis oli mul üsna hea unehügieen öelda, et ma läksin 10 magama, ärkasin mingi 5-6, tegin oma, ma ei tea, mingi väikse trenni või jooga või midagi, venitasin. Ja nüüd on see kuidagi nii kaootiline ja ma natuke kardan, et need on omavahel nagu seotud või noh, päris kindlasti on, ma usun. Nüüd ma ei teagi. Ma ei teagi, päris nagu kahju. Aga ja, no eks nad uurivad mu seda südamekest edasi ka, et äkki on veel miskit või mis iganes. Ega praegu mingit põhjapanevaid otsuseid teha ilmselt ei saa niikuinii. Ma lihtsalt mõtlen, ma peaks ennast kuidagi nagu toetama. Ma arvan, et mingi jalutuskäik oleks tegelikult hea, aga väljas on täiesti pime. Nagu, mitte selles mõttes, et ma kardaks pimedust, aga vihma sajab siin nagu hooti ja ma arvan, et tuleb veel. Kuidagi nagu nii raisus tundub see päev olevat. Ja ma olen hästi
mul on hästi raske, et tegelikult sellised päevad, millel ei ole nagu mingit struktuuri või mingisuguseid asju, mida nii-öelda checklistist maha tõmmata. Ja ma olen täna selline, see tuju on kohe nagu mõjutatud, aga jah, nagu trenni lihtsalt ei jaksa minna. Täna ei jaksanud. Eile tegelikult oli ka väga raske. Nagu väga raske. Käisin üle pika aja ka, aga ma ei tea, kuidagi keeruline oli. Vaat mutikad. Sa oled nii armas kogu aeg. Tere hommikust. Käes on laupäev ja me ei läinud turniirile. Tähendab, Mihkel läks juba äkki mingi tund aega tagasi. Kell on kohe 9. Aga minus ei olnud jõudu. Minus ei olnud, mis sa tahad? Minus ei olnud grammigi jõuraasu seda kogu asja täna ette võtta. See turniir on siit mingi 1,5 tundi sõitu või natuke vähem. Aga ma teadsin, et see näeb välja lõpuks niimoodi, et Mihkel mängib seal on ju. Ja neil ilmselt on ju mängude vahel mingid pausid, aga nagu enamus ajab mina tegelema ikkagi lastega, jooksma neil järgi ja kui iganes väga ma ei loodaks, et me seal idülliliselt istume kuskil võib-olla tekikese peale vaatame, siis reaalsus on see, et Lea lihtsalt on non-stop tegevuses ja mina jooksen tal järgi ja ma tõesti, ma loodan, et mind on kuulda, aga ma ilmselt peaks mikrofoni tegelikult võib-olla panema, võtan neid natuke lähemale. Ja ma tõesti täna otsustasin, et tuleb üks kodune päev, mul on vaja editida veel vlogi, mis läks teie jookseb üles sellest Woodile käigust. Mul on vaja teha mingit tööasju, kodu oleks vaja koristada. Tegelikult ei ole nagu, selles mõttes on korras, ma juba koristasin ka siin praegu mingi tund aega alumist korrust, et ülemine vannituba tahaks tegelikult puhastamist saada. Ja ma tegelikult mõtlen, et ma lihtsalt mingi hetk lähen ja pikutan nagu põhimõtteliselt aias. Sest et ma ei tea, tundub, et ma nagu üleeile treenisin, tegin nagu jalapäev oli nii-öelda siis. Ja ma ei tea, kas ma vigastasin ennast või mis värk on või ma tegin liiga palju, aga mul on jalad nii valus, et nagu pole ammu niimoodi tundnud, et jah, ma ei tea, kuidagi ma leidsin endal väga palju põhjuseid, miks ma ei peaks minema ja ilmselt ma nägin täna hommikul nii väsinud välja ka, et Mihkel isegi väga ei küsinud, kas ma siis nagu tulen või ei tule. Sest et jah, on nagu on. Aga eile õhtul me tegime väikse kinoõhtu. Mihkel käis Briannaga Ülemiste Apollos. Tõi, et oleks selline fancy ja reaalsem nii-öelda, siis ostsid sealt popcorni ja neid komme ja siis selle suure joogi. Aga siis filmi vaatasime kodus, sest et Leo magas või läks magama ja meil ei olnud lapsehoidjat ja nii edasi. Me vaatasime Cruellat Emma Stone'iga, mida me ei olnud, keegi meist ei olnud näinud. Ja Isver, nagu mul tekkis nagu küsimus, miks ma seda ei ole varem näinud. See oli ülihea, nagu tõesti väga-väga hea, meile kõigile meeldis ja Briannale meeldis see story ja kõik ja oli huvitav, on ju. Aga ma pean ütlema, et kogu see Emma Stone'i nii-öelda esitus ja näitleja töö ikka oli nagu tõesti esmaklassiline, ma peaks ütlema, et väga-väga meeldis üldse kogu see, kuidas see produktsioon või filmimine oli tehtud.
väga nagu kaasaarav, ei olnud nagu sihuke mingisugune etteaimatav nii-öelda storyline ja väga-väga äge, nii et üle pika aja üks väga hea film. Me arutasime ka, et palju me sellele IMDb-s või üldse nagu paneks. Kuhu sa ronima hakkad? Vabandage, oleme palun korraks all. Ja ma arvan, et ma võib-olla isegi paneks 10/10. Et noh, Dune'id on nagu meie jaoks top. Ja ma arvan, et ta on ikkagi suht sinna lähedale. Et kui sa ei ole näinud, siis väga-väga soovitan. Anja, mis sa tahad? Mis me teeme täna? Õnneks mul oli nii palju taipu, et tõsta maha autost käru. Anja, siis me saame vähemalt jalutama minna. Äkki mingi hetk. Aga jah, tänane päev on selline suuresti lihtsalt vaadake, mis pesukorv on seal, puhas pesu. Te tulid ka rääkima või? Ütle tere. Ütle tere. Tere, mina olen Leonel. Ma ei anna sulle seda patareid õpeta ära. Ei roni. Tee tšau-tšau. Tšau-tšau, sõbrad. Tšau, sõbrad. Musi ka või? Oo, tšau, sõbrad. Kas sa pead olema niisugune aktiivsuse küünal? Aitäh! Ei võta seda. Oi, kas teil on kõik hästi? Vabandust. Nii. Te tahate rääkida midagi või? Okei, ühesõnaga Brianna veel magab. Me läksime suht hilja magama, mingi peale 11. Meie jaoks on see ikkagi väga-väga hilja. Aga ma naudin siin oma kohvi ja lihtsalt chillime täna, Anja. Sina oled täiega, sina oled üks chillimise kunn. Vaadake, üks chillimise kunn, Leo. Vaid juba jalad seinale või? Jalad lauale. Okei, nii et cheers. Cheers. Ma jõudsin vaevu Leole ütelda, kas lähme õued. Ta juba paneb jalanõusid jalga. Paned jalanõud jalga või? Me lähme käruga, Leo, on ju? Lähme käruga jalutame väikse tiiru. Tulime väiksele jalutustiirule, kell on mingi 11, Leol hakkab lõunauinak, tegelikult mingisugune 12:30, ma arvan. Nii et ma väga pikka tiiru ei taha teha, sest muidu on hirm, et äkki ta jääb mul siin kärus magama, mida ma ei sooviks. On ju? Aga teeme väikse jalutustiiru. Nii veider, et õues on praegu mingi 20 kraadi ja nii kui päike ära läheb, siis on nagu korraks jahe, et nii ruttu harjud selle kuumaga kuidagi ära, et kui on 20 kraadi ja päike läheb pilve teha, siis tahaks kohe juba endale mingi pusa peale haarata. Issa, ma hingeldan. Aga teeme väikse jalutuskäigu, päris mõnus on ausalt öeldes. Jalgadele väike liikumine.
tere õhtust, kallid sõbrad. Ma olen olnud täiesti kohutav vlogija siin viimased paar päeva vist või rohkem isegi, ma ei tea, igal juhul praegu on pühapäeva õhtu, ma mõtlen istet. On pühapäeva õhtu, kell on kohe 8 ja ma lõpetasin töö kell 7 ja ma jõudsin natukene 7 läbi juba koju. Ja ma olin nii väsinud, et ma ei jõudnud mitte midagi muud teha, kui endale söögisoojaks ja Leole. Ja sõin, Leo sõi, panin Leo just voodisse magama. Mihkel on Rihannaga kuskil jalgat mängimas või mänguväljakul või ma ei tea, mis plaan neil oli. Mul lihtsalt ei olnud jõudu, et sinna minna. Aga jah, mul oli täna tööpäev ja issand see mäki. Okay. Ja eile õhtul meil õnnestus Mihkliga käia kinos. Käisime seda Naked Gun'i vaatamas ja see oli päris naljakas, nii et kellel siuke nagu natuke üle vulli huumor meeldib, siis võib minna vaatama. Selline kerge vaatamine ja siuke, ma ei tea, tore. Käisime seda vaatamas, aga mul oli üleeile ja eile oli nagu päris kehva olla. Niimoodi, et ma saingi alles õhtul nagu siukse nagu eluvaimu endale sisse, nii et ma 2 vabal päeval ei teinudki midagi. Ja täna ka kuidagi ma hommikul tundsin, et on okei, aga päeva peale ma ei tea, kuidagi jaks kadus ära, et mul tegelikult arst soovitas seda või noh, tegelikult palus vererõhu päevikud pidada, sest mul on üsna madal vererõhk. Ehk siis ma peaks oma vererõhku mõõtma 3 korda päevas, aga mul ei ole vererõhuaparaati ja ma ei tea, kas ma peaks selle endale soetama. Te võite nõu anda, kuigi vaevalt teist keegi vererõhuaparaati omab, et kust saada või kas saab rentida. Ilmselt ma pean lihtsalt uurima. Aga jah, ma tunnen, et mul täna ka mingi päris nagu mitmel korral päeval see vererõhk ilmselt läks nagu päris madalale, sest mul viimasel ajal käib nagu pea ringi ja kuidagi selline natukene on siuke olek, et nagu pilt tahaks sellest ära minna, mis on nagu nii veider, sest mul ei ole nagu siukest asja nii tihedalt ennem olnud. Ma ei tea, igal juhul on see vlog siin olnud veits selline nagu virisemisvlog või ma ei teagi. Aga homme on esmaspäev, nii et homme hakkab siis nii-öelda uus arginädal pihta, aga minu jaoks siis töönädal nii-öelda algas tegelikult juba tänasega, nii et jah, ma kuidagi loodan, et äkki esmaspäev toob mulle mingisuguse rütmi sisse. Ma isegi mõtlen, et äkki ma peaks minema, kui Mihkel tagasi jõuab Rihannaga, äkki jõuab mingi tunni aja jooksul, poole tunni jooksul, siis äkki ma peaks minema jooksma, sest tavaliselt jooksmine mul natukene nagu üldse füüsiline trenn tegelikult aitab seda enesetunnet nagu päris palju parandada. Nii et äkki peaks minema, võt. Aga ma arvan, et ma siinkohal lõpetan selle vlogi ära. Tore, et sa vaatasid ja viitsisid vaadata. Ja ma loodan, et sa vaatad ka edaspidi ja kui sa seda kavatsed teha, siis sa võiksid vajutada ka subscribe'i, siis sa oled mu kanali tellinud ja ma näen, et sulle meeldib see, mida ma teen. Võt. Aga mis ma oskan öelda? Augustikuu on nii, et naudime seda viimast suvekuud nii palju kui saab. Ja jah, olge hästi tublid ja näeme juba varsti jälle, ilmselt järgmine nädal.
tšau.